Mina kandideerisin Eleringi stipendiumile, sellepärast see tundus tudengile äärmiselt hea võimalus. Et esiteks ma sain põneva lõputöö teema, teiseks mul tekkis võimalus saada ligipääs Eesti elektrisüsteemi andmetele ja samuti oli äärmiselt motiveeriv see tasu, et ma kirjutasin lõputööd ja samal ajal sain sellest tasu. Ma olen tänaseks päris mitu sammu Eleringis edasi teinud. Et ma alustasin Eleringis käiduspetsialistina, aga kuna mul olid suhteliselt uuendusmeelsed ideed ja üsna head IT-teadmised, siis päris kiiresti ma liikusin edasi digitaliseerimise projektide juurde ja tänaseks ma olen digitaliseerimise tiimijuht, kus on tööl 4 inimest. Peagi on minu tiimi lisandumas üks inimene, kes siis Eleringi stipendiumi sai enda doktoritöödega seonduvat ja äärmiselt rõõmustav on näha, et ta tuleb peagi minu tiimi tööle. Eleringi stipendiumile on tudengil hea kandideerida sellepärast, et Elering on kindlasti tudengile üks väga huvitav ja hea partner. Energiasüsteemis Elering vastutab sageduse hoidmise eest ning gaasisüsteemis vastutab gaasisüsteemi rõhu hoidmise eest. Mida see tähendab? See tähendab see, et Elering hoiabki tuled põlemas ja kodud soojad. Selle jaoks loodavad süsteemid läbi projektide on suured, nagu Kiisa avariireserv elektrijaam, nagu Balticconnectori gaasitoru Eesti ja Soome vahel, nagu ka desünkroniseerimise projekt, mida juba tegelikult viimased 15 aastat siin majas veetud on. Seega tehakse suuri huvitavaid asju ning stipendiaadil on Elering kindlasti väga hea partner. Eleringis on ka väga põnev praktikaprogramm, läbi mille leidsin mina oma tee Eleringi. Praktika alguses on väga hästi läbimõeldud sisseelamisprogramm, mille käigus tutvustavad osakondade juhid oma tööd, toimuvad ühisüritused ning läbi selle tekib väga suur ühtsustunne. Nüüdseks olen juba 2 aastat umbes Eleringis töötanud, oma bakalaureuse lõputöö siin ära teinud ja ma olen väga õnnelik, et praktikast arenes välja minu päris töökoht, kus on lisaks põnevale tööle ka väga vahvad ja toredad kolleegid.